Tere kõigile! Minu selja taga ekraanil on tühi Strasbourgi Euroopa Parlamendi plenaaristungite saal. See tähendab, et arutelud on selleks nädalaks lõppenud, plenaaristung on lõppenud ja aeg on teha kokkuvõtteid. Nädal algas Sloveenia peaministri Janša esinemisega Euroopa Parlamendi ees. Teatavasti võttis Sloveenia üle Euroopa Liidu eesistumise teatepulga 1. juulil ja Sloveenia juhib eesistumist kuni selle aasta lõpuni. Peaminister Janša on vastuoluline isik. Teda on süüdistatud ja süüdimõistetud korruptsioonis. Ta peab oma parimaks sõbraks Orbanit. Ta peab lugu Trumpist ja juhindub Putini järgi. Nii et on arusaadav, et tema esinemine tekitas palju küsimusi just selles osas, kas ja mismoodi hakkab Sloveenia võitlema korruptsiooni vastu, aga ka õigusriigi ja inimõiguste eest. Ja väga sümboolselt arutasimegi paari päeva pärast Ungaris vastu võetud seadust, mis piirab LGBT kogukonna õigusi ja diskrimineerib neid. Millega siis tegemist on? Seadus iseenesest, selle seaduse eesmärk on ju õige. Võitlus laste seksuaalse ahistamise vastu ja võitlus pedofiilia vastu. Mis on valesti? Valed on meetmed, mida kasutatakse. Nimelt sätestab seadus, et kuni 18. eluaastani ei tohi lastele näidata ega neile ka rääkida, ka mitte koolides ja kasvatuslikul eesmärgil teise soo identiteediga inimestest, LGBT inimestest, sooneutraalsetest abieludest, homosuhetest ja nii edasi. Ühelt poolt piirab see laste õigusi ja laste õigusi teada, mis maailmas toimub ja millised perekonnad maailmas on. Teiselt poolt on see aga veelgi rohkem diskrimineeriv just LGBT kogukonna suhtes, ehk selle seadusega on nad sisuliselt võrdsustatud pedofiilide ja teiste kurjategijatega. Arutelu Euroopa Parlamendi saalis oli päris terav. Võeti vastu ka resolutsioon, milles mõisteti hukka Ungari käitumine ja selle resolutsiooni poolt hääletas valdav enamus Euroopa Parlamendi saadikuid. Arutati ka selle üle, mida saab teha, et Ungari oma käitumist muudaks. Ja jõuti järeldusele, et kui sõnad ei aita, võib aidata raha. Nimelt eelmisel aastal, kui Poola kuulutas mõned oma piirkonnad LGBT vabadeks piirkondadeks, karistas Euroopa Liit neid piirkondi sellega, et neile ei eraldatud piiriüleseks koostööd Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. Nüüd küsib parlament, mida saab teha komisjon selleks, et Ungari tagaks rahaliste vahendite kasutamise nii, et on täidetud korruptsioonivastase võitluse reeglid, aga on täidetud ka kõik inimõigused ja õigusriigi põhimõtted. Ja kui seda ei suudeta, mida Ungari ilmselgelt praegu ei suuda, siis kas on neil õigus saada neid rahalisi vahendeid Euroopa Liidust, kui nad naeravad, irvitavad Euroopa Liidu väärtuste üle, Euroopa Liidu põhiõiguste harta üle ja ka teiste Euroopa Liidu seaduste üle. Nii et selline arutelu oli täna Ungari kohta. Aga ka positiivsest. Euroopa Parlament võttis vastu otsuse rahastada Euroopa Liidu transpordivõrgustikku. Meile konkreetselt tähendab see raha eraldamist Rail Balticule, mis tähendab, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis Rail Baltic on aastaks 2030 valmis. Sellised olid uudised Strasbourgis, järgmisel nädalal Brüsselis, viimane töönädal, siis algab ka Euroopa Parlamendis puhkus. Neile, kes puhkavad, soovin ilusat suve jätkumist ja ilusat puhkusekuud ja neile, kes ei ole ennast veel vaktsineerinud, palun kuulake ja usaldage teadlasi, palun minge vaktsineerima. Sellega hoiate te ennast, hoiate teid ümbritsevaid, teile kalleid inimesi ja kõiki Eesti inimesi ja kogu meie ühiskonda. Olge terved ja kohtumiseni nädala pärast.